tere, kes pakub teile internetti, tere, millises pensionisambas teie olete. Ühele nendest küsimustest võib tulevikus kriips peal olla, sellepärast et müügimehed, LHV müügimehed enam poodides neid pensionisamba küsimusi esitama märtsi lõpust ei hakka. LHV alustas Eestis poodides pensionifondide tutvustust niimoodi, et neil endal panka veel ei olnudki. Nüüdseks on möödunud 17 aastat ning aeg on pensionifondide müümisele poodides kriips peale tõmmata. Ühe ajastu lõpp. Ma arvan, et aeg on küps, et inimesed on muutunud piisavalt palju teadlikumaks, inimeste käitumine finantsotsuste tegemisel on ikkagi liikunud suuresti juba digikanalitesse, et kaubanduskeskus ei ole parim koht, kus teha sedavõrd tähtsaid ja kaalutletud otsuseid. Pensionisambaid müüsid poodides siiamaani LHV ja Luminori pank. Aprillist alates LHV seda enam ei tee, seega pensioni jääb pakkuma vaid Luminor. Kui me ise võrdleme siis erinevaid aktiivse müügi võimalusi, siis me kindlasti eelistame inimestega suhelda näost näkku, et olla ka klientidele võimalikult lähedal, et see on kindlasti üks väga suur pluss välimüügi puhul. Mida siis rahvaspoodides olevate müügiinimeste tööst arvab? Kuivõrd teie seda üldse tavaliselt kuulama jääte, mis räägitakse? Üldiselt mitte. Mulle see asi ei sega ja näiteks kui huvi ei ole, siis ma lihtsalt ütlen, et andke andeks, hetkel huvi puudub, aga samuti kui tekib huvi, siis ma leian aega kuulamiseks. Mulle ei meeldi üldse. Lepin sellega, et nii on, aga ega mulle ei meeldi. Kui tihti siis tuleb ette seda, et inimesed ikkagi ei taha teiega tegemist teha? Seda tuleb ette iga päev. Et paraku müügid ongi selline, et tuleb eisi, aga tulebki, ja tuleb ka päris tihti ette, et lõpuks ongi, kõik tähendab selle, et kui meeldiv ja tore sa ise oled, et kui sa ise oled tore, meeldiv, sul on siiras huvi kliendi vastu, siis kliendid ei ole nagu toredad või pahased, et on ka meeldivad sinu vastu. Ma arvan, et see on selline töö, mis on kasvatanud Eestis mitusada, lähemale 500 loodetavasti suurepärast müügiinimest, kes on saanud harjunud sellega, et päevas võidakse öelda 10 kordi ei, kasvatanud paksu naha, oskavad müüa väga häid tooteid siis mõistlikumates kanalites kõikjal üle Eesti, eks ole. Nüüd LHV lõpetab selle pensionisammaste pakkumise ära märtsi lõpuga, mis te sellest arvate? Tore! Väga hea! Way to go! Kas võiks kõik sellised müügiasjad siis poodidest üldse ära lõpetada? No minu poolest küll, sest mina ei ostanud kunagi. Info edastavad sõbralikult, täielikult vastavad küsimustele, nii et ma arvan, et see on kasulik teenus. Kui närvidele ei käi, et ei saa rahulikult poes käia? Elisa kohta absoluutselt seda ei ütle. Närvidele käivad need, kes praegu helistavad telefoni teelt ja pakuvad mingid krüptovaluuta, börsil osaledavad, need kõik küll käivad. Näost näkku teenuse pakkumisel on Hannes Kuuse sõnul mitmeid eeliseid. Meie hinnangul on see ka vahetum ja muidugi ka vähem anonüümsem müügiviis kui näiteks telefonimüük on ju. Ja me hindame ka seda, et arvestades siis potentsiaalsed riski, mis iga kanaliga muidugi kaasnevad, siis kliendi vaatest on ikkagi meie hinnangul turvalisem rääkida sellistest keerulistest ja tähtsatest finantsteemadest just avalikus kohas. LHV otsusega poodides teenuste müümine lõpetada ei lähe teised ettevõtted kaasa. Nemad jäävad kaubanduskeskustesse.